Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Jüri Adams. Eesti Päevaleht kirjutas toetudes ühele magistritööle eluaegsetest vangidest, kes koormavad Eesti õigussüsteemi, Eesti kohtusüsteemi oma lõputute kaebustega. Kuidas te seda lugu kommenteerite, ses mõttes, et politseinikutapja Romeo Kalda on jõudnud 40 erineva kaebusega Riigikohtuni välja? No, Romeo Kalda asju ma isiklikult ei oska kommenteerida, ma ei ole nendesse süvenenud, aga tõsi on see, et on tegemist üsna suuremastaabilise nähtusega, mis ei hõlma ainult eluaegseid vange, vaid on ka muude tähtaegadega vange päris hulk, kes täidavad Eesti kohtusüsteemi oma kaebustega sellisel määral, et see on muutunud tõeliselt koormavaks kohtusüsteemile ja seda üldiselt teatakse vähe, aga kokkuvõttes kogu selle nähtuse maksame me maksumaksjatena kokku. Ma püüdsin nüüd aru saada selle probleemi mitte niivõrd detailidest, aga tema suurusjärgust. Ja paistab, et selliseid nii ütelda peaaegu elukutseliseks kaebajateks kujunenud vange on Eestis kokku umbes 50 inimest. Ja nemad on saavutanud selle, et Eesti halduskohtud arutavad aastas umbes 1000 erinevat kaebust. Ma ei tea, kui palju see nüüd töö absoluutmahus on, aga kui nüüd võtta nii ütelda numbrite järgi, siis aastas Eesti halduskohtutes käib läbi umbes 3000. See on ikka pöörane massiiv siis nende 50 inimese kohta. Pöörane massiiv, et nad kolmandiku halduskohtust annavad ja nad ajavad muidugi halduskohtunikud nende asjadega hulluks, sellepärast et ei saa ütelda, et kõik need kaebused oleksid ainult kiusust ja lootusetud. Seal on ka kindlasti selliseid, mis on olnud õiged ja mis on vajalikud, aga üldiselt, aga tegelikult see probleem on hulga suurem veel. Nimelt meil Eestis praegu kehtiv vanglakorraldus on selline, et enne seda, kui üks kaebus mingisugusel teemal jõuab halduskohtusse, peab olema läbitud veel 3 eelnevat astet. Et kõigepealt, kui keegi vang ei ole mingi asjaga rahul, siis ta kõigepealt kirjutab kaebuse oma vangla vastava osakonna juhatajale. Kui ta ei ole sealt saadud vastusega rahul, siis järgmine kord on kirjutada vangla ülemale. Kui ta ei ole vangla ülema vastusega rahul, siis vanglate järelevalve ametnikuks Eestis on justiitsminister. Järgmine 3. aste on justiitsministrile. Nii et halduskohtusse vähemalt esimese astme kaebamiseks peab olema 3 faasi juba eelnevalt lähtutud, et siit võib kokku arvutada, milline töömass see on. Nüüd kui... Vabandust, kas seda ei peaks kuidagi reguleerima, et see iga suvalise ja ka kiusliku kaebusega ei jõuaks välja Riigikohtuni, sest see on ikkagi halduskoormus on pöörane ja see kõik maksab, meie kõik maksame. See on nüüd niimoodi, ma olen nüüd küsinud ametnikelt ja olen küsinud juristidelt. Et juristid ütlevad, et vaba kaebamise õigus, see on see, mida me nimetame õigusriigiks hind. Et kui me tahame õigusriiki, siis me peame aktsepteerima ka need võimalused. Aga kaebused võib ajada absurdiks? No võib, aga praegu on pigem hullus see, et kohtusüsteem kurnatakse suurel määral nende asjadega välja. Et miks need inimesed kaebavad, seal on ilmselt õige mitmeid asju. Üks on see, et tööd ja tegevust on vähe, igavust on, siis kindlasti peetakse sellel teel mitmesuguseid isiklikke või laiemaid võitlusi vangla administratsiooniga, ja niisugused need asjad on. Kindlasti ka võimalike karistuste vastu tehakse, et praegusel ajal ega vanglate administratsioonil vangide karistamiseks puuduvad üldiselt, vahendeid on suhteliselt vähe.
aga üks kitsas koht tundub ilmselt olemas küsimus, kui palju lubatakse või kui palju keelatakse kohtumisi külalistega. Siis on üks küsimus, mida vahepeal ei pandud tähele ja mis läks suhteliselt kergesti mööda avalikkuses. Möödunud aasta lõpul toimus niisugune oluline pööre Eesti vanglates, et sisuliselt keelati vanglates suitsetamine. Imelikul kombel see läks, mingisugune vaev ja kaebused olid, aga üleüldiselt see on praegu toimunud. Ja siis läbi alguse aegadest peale, kui tulid need moodsad tehnilised vahendid, on küsimused selles, et mobiiltelefon on vanglas keelatud. Meil on pigem probleem olnud salajaste mobiiltelefonidega, mida kasutavad elukutselised kriminaalkurjategijad, aga muidu põhimõtteliselt helistamise vabadus on Eestis tagatud ja minu andmetel näiteks erinevalt Soomest Eesti vanglates välja minevaid telefonikõnesid ei lindistata, nii et ajakirjanikel on vangidel on võimalus suhelda ajakirjanikega juhul, kui ajakirjanikud on sellest huvitatud. Üks küsimus, mis on Eestis veel väga segane, on kompuutrid ja internetid ja nende suhe vangidega, et isiklikku kompuutrit ei ole lubatud vanglas. Ja suurel määral on käinud võitlus ka selle üle, kui palju saab internetti minna. Et üldiselt on praegu reegel niimoodi, et vang ei saa kasutada seda, mida me kõik teeme, nimelt igapäevast e-maili ja sotsiaalvõrgustikke, ja on kinnitatud üks väikene loend nii-ütelda riiklikult olulisi kodulehekülgi, millele saab suhteliselt kergesti juurde. Need on siis Riigikogu oma muidugi, siis on kohtute kõikvõimalikud asjad. Ma arvan, et sealt hangitakse ka kõik need eeskujud, mis on kaebamiseks vajalikud, siis kindlasti õiguskantsleri omale, ilmselt ka Riigi Teatajale, aga meelelahutuslikele kodulehekülgedele ei lubata. Nii et üks niisugune reaalselt lahendamata küsimus on interneti kasutamise vabadus ja see on ülemaailmne küsimus, see ei ole mitte ainult Eesti vanglates, aga siin ei ole praegusel hetkel veel nagu välja selgunud mingisugust niisugust ülemaailmset praktikat, et kuidas see peaks olema. Ja kaugemalt kummitab veel üks probleem, see on nimelt, kui palju on tegelikult võimalusi vangis olles omandada kõrgharidust, et käia ülikoolis. Et 90. aastatel oli seda üsna palju võimalik teha, aga praegusel ajal see on väga erandlik. Ma kuulsin ainult ühest viimastel aastatel kõrghariduse omandanud vangist ja see oli ka võimalik ainult sel teel, et tema sugulased maksid kinni ülikooli õppemaksu ja peale selle maksid kinni ka konvoi, kui tal oli vaja teda konvoeerida eksamitele. Nii et need on need niisugused aga mida saaks teha? No, mida saan mina ütelda? Põhimõtteliselt on Eesti riigis olemas määratud ametnik, kelle ametiülesannetesse kuulub see, et tegelda selle probleemiga ja otsida lahendusi. Selle ametinimetus on justiitsminister ja praegu on selleks Urmas Reinsalu. Ja minu andmetel ei ole tema vist isegi mitte tegelenud selle küsimusega, rääkimata, et ta oleks midagi saavutanud, nii et mida teie meelest võiks teha? Kuidas seda massiivi piirata? Kuidas need 50 inimest korrale kutsuda? No, on raske selle kohta ütelda. Inimestel peab olema võimalik tegeleda huvitavate asjadega, inimestel peab olema võimalik tööl käia,
aga seda, nagu ma ütlen, juristid ütlevad, et seda põhimõtteliselt keelata ei saa ja need inimesed, kes on vanglas, Eestis on praegu vanglates peetakse, üks asi on muidugi need eeluurimisvangistuse inimesed, eeluurimisvangistusse satub igasuguseid inimesi, aga karistust kandvad inimesed on meil valdavalt inimesed, kes on isikuvastaste vägivallategudega ja suurel määral on nad retsidiivsed, see tähendab, nad istuvad juba mitmendat korda. Et see on üks niisugune eriline psüühikatüüp, et niisugused nad ongi.